tervist, selles videos võivad kõik mu unistused täituda. Ma lähen endale selle olümpiamängude teisele võistlusele, see on 10 kilomeetrit vaba stiilis ja seda päeva ma olen päris kaua oodanud. Alustan hommikut siin olümpiarõngaste kõrval, aga lähen väiksele jooksule, et keha üles ärkaks ja täna võrreldes eelmise võistlusega on palju parem hommik. Päris mitmeid asju on isegi, mis on parem. Näiteks ma magasin mega hästi, ma magasin vist üle 9 tunni ja ei uinunud kaua, väga mõnus. Mu üks tuhara pool ei ole pinges, nagu see oli enne sprindipäeva ja üldiselt sai kauem magada, rohkem aega, nii et täitsa mõnus. Aga rutiin sama, hambad pesud, riided selga, jooksma ringutused. Mul oli pisar selba selle ringutuse peale, see oli nii tugev või siis siin on veits tuult on täna. Muidu tundub väga päikseline päev, mis muidugi raja osas võib päris palju rolli mängida ja täna on siis uisustiilis ja nagu me nägime paar päeva tagasi Kristjani sõidus läks väga pehmeks see rada. Ehk siis seal oli väga ebamugav sõita, aga eile näiteks naiste sõidus oli okei rada, siis nad soolasid, ehk siis see rada oli tugev. Ja kui ma käisin õhtul sõitmas, siis oli ka tugev, ehk siis nagu see hoitis väga hästi. Täna on meil natuke varem start kui naistel, ja tundub, et öösel oli külmem, ehk siis ma ei tea, mis otsuse nüüd teevad, selle me saame varsti teada. Mind see nagu nii palju ei mõjuta, aga jah, ma tegelikult ei teagi isegi kumb ma nagu eelistaks nagu väga pehmet, ma kindlasti ei taha, see on lihtsalt ebamugav, aga samas väga jääs ka ei taha, sest siin on ikka täitsa korralikud laskumised, mitte et nagu hakkama ei saaks, aga lihtsalt suuskade hoidmise mõttes, siis peab neid suuskipamist lõhkuma hakkama laskumisel, et saada sealt normaalselt niimoodi, et saad kiiresti laskumise ära teha, aga võtad kurviga välja, siis pead vahepeal pidurdama, ehk siis need suusakandid võivad katki minna. Aga jah, meil siis 10 kilomeetrit vaba stiilis ootab ees ja ma olen number 19 ja mu start on 11.54.30. 19 number on hea, sest see on suht alguses, et ükskõik mis olud on, siis ma arvan, et eespoolt on parem startida. Ja täitsa esimesena ka ei ole, nii et saan ikkagi mingid vaheaegu ja kõike seda. Ja peale seda nagu ikka oleme sööma. Võtsin pudru, võiku. Täna on puder soe, eile oli külm, see oli päris nukker. Aga täna tundub, et on kõik hästi. Jalutus käid tuppa ja siis saab natuke chillida. Ja nüüd ma veid chillisin, ei midagi erilist ei hakanud filmima, sest ei olegi midagi erilist, lihtsalt natuke chillisin ja siis panin valmis ennast. Nüüd ma kõnnin bussile, Alvar läks juba paarkümmend minti tagasi, aga ma ei tea, ma ei viitsinud stressata, küll jõuan starti. Siin on tegelikult päris palju rahvast, äkki mahume bussi või, see on tegelikult päris halb uudis, aga ei, täna ma ei stressa, täna on tore päev, täna mul tuleb ema vaatama, mul tuleb õde vaatama, ehk siis täna on ilus päev ja ma isegi ei viitsi stressata, see mahu lähen järgmisena ka tegelikult veel on siuke varuga, et oleneb muidugi, mis suuskade testiga on, aga minu arust ikkagi hooldajad ütlesid, et nad teevad seal ise ära, nii et kui ma seda tegema ei pea, siis on kõik hästi, saan ka minna otse soojendusele ja kõik on normaalne, aga see pilt siin ja kõik siin stressab, ma nägin enne keegi juba rääkis kellegiga selle, siin võib minna jamaks. Ja siin on nagu tegelikult teine buss, mis on tühi, mis peaks minema Suusahüppemäele, aga see ei sõida meile, sest kuigi neil on see tühi, nad võiks ju nagu panna praegu rohkem bussi, aga vaatame, ma kardan, et siin läheb pekkere, võits üritaks suruda, aga väga ei taha ka. Sest saime bussi ilusti, täist on, aga jõuame ilusti staadionile. Nüüd olen siis staadionil, jumalast ja sain siia. Ma arvan, et idekas nüüd ongi, ma lihtsalt panen riide, võtta siit, siuke kott, võtame siit numbri ja ega ongi. Või ei ole numbrid on ka, aga jah, 19. Nüüd saame sellega soojendusele minna. Jaa, ilms läheb. Ei teinud. Ma teen sulle video praegu. Ma mõtlesin, kas rada kinni. Ei. Mine sõida. Mine sõida. Viimane kommentaar siis enne minekut. Suusad sain testitud, võtsin selle paari, mis on rohkem sula, sest tundub, et läheb suht sulaks. Käisin soojendusel, ma nägin ema, see oli väga tore. Ema õde olid kohal, see on ikka tore, ma tahan täna saan sõita, näidata, nad saavad mu olümpiavõistlusel, see on juba nii tore. Igatahes tegin korraliku soojenduse, vaatasin laskumised üle, täna ei soolatata, aga rada on suht heas korras, nii et sest rahul.
Pulss oli võib-olla natuke kõrgem, aga samas ma arvan, et see on normaalne. Ja ega midagi, tuleb starti minna. Kõik panen täna välja, mis mul on. Ma tavaliselt jooksenda peal võistlust, aga kui oleks päev, millal seda teha, siis täna. Nii et vaatame. Ja räägime siis 10 kilomeetri vaba stiilis eraldi stardist sõidust. Mina number 19 läksin rajale ja näitan siis pulssi ja tundeid, mis raja hetkel oli. 0 kilti tunnis, enne starti 147 pulss ja kohe läksin kiirelt välja. Okei, mitte võib-olla väga kiirelt, aga siuke täitsa mõnusa varuga. Siit on näha, läksin siis punasele ringile. Siukse mõnusa hooga välja ja siin kohas hakkas siis see tõus, see päris rets tõus. Ja siin kohas kuskil oli siis 1,8 kilomeetri vahepunkt ja lõpus olin mina siis 34. Ma mäletan, et sellel hetkel mulle öeldi, et olen siukse 4.-5. koht, et ma olin 19 number, ehk siis 19, kes läksid, nendest olin siis kuskil 4. Et siuke okei algus. Oli siit vaja veel natuke tõusu võtta ja siis oli päris siuke korralik laskumine, kus vaatame, mis siin tuli. 61 kilti tunnis saime sisse. Sain päris hea ja siin on see päris hea siuke kurviga laskumine ka, aga ei olnud probleemi, sain täitsa hästi sealt läbi. Hoidsin peal siukest mõnusat tempot, tundsin ennast täitsa hästi. Siin kohal oli siis tõus, mis oli väga lahe tõus, sest seal oli palju eestlasi, kes ergutasid ja see andis nagu kindlasti väga palju juurde. Ja saingi, ma arvan, päris hästi sealt üles ja sellega oligi siis esimene ring 3 tehtud. 3,7 vahepunktis ma olin 30. koht ja kaotasin 23,5 sekundit. Nüüd lähme edasi, siis me läheme sinna teisele poole ringile, et siin võib-olla selle kaardi pealt on raske aru saada, aga siis me läksime sinisele 3,75-sele ja siin kohas see tõus oli ikka väga raske. Üritasin siukse päris mõnusa siukse nagu tempoga minna, pigem nagu tihedalt tõugata ja et oleks nagu natuke varu, aga samas see oli raske hetk ja 196 olen pulsiks saanud ja siis oli siuke nagu kõva Vasbergi töötamise koht, kus ma arvan, et oli siuke okei. See hetk siin oli siuke natuke pehme ja too oli ikka päris raske moment mul siin, aga ma arvan, et ma hoidsin selle täitsa hästi ära ja sain laskumisse, vaatame, mis meil on siin 197 pulsi olen saanud, et päris korralik. Siis siin oli siuke kurviga laskumine, aga ei, probleem polnud. Siis siin oli siuke kiire lõik, sain ilusti üles, siin on näha, kuidas kiirus käib siis üles alla ja siis siin on kerge GPS jama tuld, aga laskumise, ka kurviga laskumised olid seal, et nagu see rada oli väga raske, pluss sa ei saanud siis laskumistel väga puhata. Et too hetk oli siin juba päris raske ja see koht ka siin tuled sprindi laskumist alla, puhata ei saa ja pead kohe 180 kraadi kurvi tegema ja siis üles sõitma. Siin on näha kuskil siuke, kiirus juba täitsa madal, see oli päris raske koht ja veits hoidsin siin veel tagasi, et teadsin, et isegi kui ma siit tõusust üles saan, siis mul on 2,5 kilti veel vaja sõita. Enne seda olin siis 4,9 vahepunktis 32. koht ja kaotasin 51,8 sekundit ja siis oligi siit laskumine ja jäi käinud siis üks ring 2,5 kilomeetrit. Sama ring, mida tegid 2 võistlejad, et kes vaatasid Kristjan Ilvese võistlust, need teavad, mis ring ees ootas, päris korralik ring. Siin kohal oli siuke päris kange, juba tundsin, et ei ole väga hea. Ja siis siin kohas tuli mul tagant niimoodi, et ma sain ühe austerlase tuulde ja sain temaga koos tõusu võtta, et ta tegi täitsa head tempot. Siin on näha tegelikult üks mu vist aeglasemaid kiiruseid oli siin 9 kilti tunnis ja siin kohal ma hakkasingi natuke kaotama, kuigi ma ise endale ei tundunud nii hull. Aga jah, siis siit lähed, siin oli natuke siukest Vasbergi tööd peale tõusu, täitsa raske oli seal, väga raske isegi. Siis siit ma sain täitsa ilusti üles, siis olid need kurviga laskumised ja siis see koht, kus olid eestlased täitsa lõpp. Okei, pulss isegi 192, veits läheks selle tõusu peale 196, aga seal oli väga kange juba, üritasin sellest tõusust üle saada, ergutused kindlasti aitasid. Siis oli jälle see sprindi laskumine ja kohe sprindi tõus, kus ma oletan, ma sain kõige kõrgema pulsi, 199 oli selle võistluse kõige kõrgem pulss, meeletult raske, tundsin, pea valutab juba,
kõik asjad, noh see oli nii täis oli, et nagu ma lihtsalt üritasin kõik välja anda, mis mul veel anda oli, et saaks siit laskumisse ära ja siis oligi laskumine finišisse. Lõpus ma enam kaigastega tööd ei teinud, lükkasin lihtsalt jalgadega ja tuli see finiš ja ma pole nii väsinud, ma pole kunagi olnud peale võistlust, et see oli ikka kohutav. Vaheagades siis nii palju, et jah, seal viimasel ringil läks raskeks 8,6 peal, langesin 35-ndaks. Kui enne seda oli näiteks Alevist isegi ees, siis Alev seal tegi täitsa hästi ja sai must ette. 9 kilomeetri peal olen ma ikkagi 34 ja siis ongi sealt siis viimane kilomeeter, kus mul oli väga raske, siis ma langesin 2 kohta veel ja lõppkohaks siis 36. See oli kohutavalt raske sõit, isegi kui ütleme nii, et kui sprindis ma ütlesin, ma tundsin ennast hästi ja tulemus oli halvem, kui ma ootasin või tunne oli, siis täna võib-olla isegi vastupidi, et ma tundsin, nii raske oli ja tulemus võib-olla isegi selles tundega võrreldes parem, aga see oligi megalt raske rada ja kõigil oli raske, et selles mõttes 36 kindlasti mu olümpia parim tulemus. Eelmine oligi ju 44 ja nüüd siis 36, aga jah, vaatame seda, et 30 koht oleks võinud ära tulla, see oli mu eesmärk ja siis sellest jäi siuke 7 sekundit puudu. Aga vaatame, mis ma siis pärast rääkisin ja tegin. Nüüd on võistlusest möödas, ma ei tea, 40 minti ja vaikselt hakkab elu sisse tulema. No täitsa lõpp, see oli räigelt raske. See oli... ma sõitsin nii saidennast, kui sõita suutsin finišis. Ma mõtlesin, ma ei saagi püsti. Ja siis läin püsti, siis ma mõtlesin, ma ei suuda püsti olla. Aga ei, sain püsti ja täitsa tore. Selles suhtes ütleme nii, et ma arvan, et ma väga pettunud ei saa olla. Et ma arvan, et tänane siuke ideaal oli top 30. Tuli 36 koht, on siuke 8 sekundit puudu, aga selles suhtes ma arvan, et see on täpselt mu hooaja keskmine, nii et ma ei saa väga viriseda. Viimane tõus oli nii raske, andsin viimase ringiga paar kohta ära, aga ei ole hullu. Ma arvan, et võib siuke okeilt rahul olla, et täna see jah, nagu lati alt ei läinud, aga ma arvan, et sai siuke keskmine sõit sõidetud ja mega lahe oli, eestlased olid raja ääres ja mu ema oli raja ääres ja ma lähen kotsingi nad nüüd ülesse. Nüüd ma tulin siis siia, leidsin pere ülesse. Kuidas oli vaadata siis? Väga vinge elamus, täiega vinge. Mega rahva kaaselamine, mis oli rajal. Ma ei tea, väga kahju, et kogu raja ulatuses rahvast ei saanud olla, et oleks jagunud küll, et paaris kohas oli nagu nii palju rahvast oli väga äge. Ikka teine tunne, kui ekraani vahendusel vaadata. Ei, väga lahe oli ja nagu viimane tõus seal kuulsin küll, aga lihtsalt nii sodijel, et proovisin, aga ei juba soojend, seal oli lahe ja Anna tahad töökaaslase tervitada või? Tervitused töökaaslastele, jah. Tervitame töökaaslasi. Tervitused Eesti, ei, väga lahe. Nagu sportlikus mõttes kindlasti ma oleks täna tahtnud natuke paremini saada, kui on pere vaatamas. Nüüd siin rääkisin nendega juttu, mul oli hästi palju pinne kaasas, sain noortele jagada pinne, andsin enda jalanumbrid ära, kõik pinnid jagasin ära, pilti tegime. See on ikka võimas ja nagu ma suutsin täna endast kõik anda. Alati ei tule tulemus see, mis tahaks, mis loodaks, et tegelikult vaadates tänaseid tulemusi, siis need nimed, kes jäid taha, Kas Schumacher, Edwin Anger, ma ei saa kindlasti öelda tegelikult, et ma mingi hullult ebaõnnestusin. Jah, ma ei võitle medalite eest, aga samas konkurents on tihe ja ma arvan, et kui ma kedagigi, kas või üks inimene, kes siin, kellele pinni andsin, kes sellepärast on rohkem motiveeritud trenni minema, suusatama minema või mõned eestlased, kes vaatavad neid videosi ja mulle on varem kirjutatud, et mis iganes, kas minu pärast viitsitakse suusatamist vaadata või on ise mindud trenni vahetele suusatama, mida iganes, siis see nagu tegelikult, ma arvan, et see on praegu mulle ka
nagu väga-väga tähtis, et vaata, ma ei tohi tegelikult rääkida, mul endal tulevad juba mingid tunded tuleb peale, et nagu tegelikult jah, ma olen väga tänulik kõigile, kes neid videosi vaatavad. Minge suusatama, minge nautige. Suusatamine on vahepeal ropult raske, aga tegelikult on väga lahe spordiala ja ühesõnaga jah, tänud teile kõigile. Tervitused veel emale, see on nagu emale õele, kes tulevad vaatama. Ma arvan, et ma olen juba ka võitnud, et mega lahe. Ehk siis jah, sai see päev tehtud. Väga palju tundeid, mõtteid, aga üldises pildis ma arvan, et ma väga ei saa viriseda ja ei tasu väga negatiivne olla ja ükskõik kes mida ütleb, siis ma tunnen ennast hästi. Jah, ilmselgelt sportlasena ma tahan paremat tulemust, aga kui me vaatame selle loo jälle tagasi, siis see on täpselt siuke mu keskmine sõit. Ei ületanud ennast, aga kindlasti lati alt ka läbi ei läinud ja mis meil oli, okei, seda on päris ka ei saa vaadata, aga meil oli 111 osalejat, isegi 113, üks ei jõudnud finiši, üks sai disklahvi ja ma olin 36 ja ma saan öelda, et ma olen olümpia 36, maailma 36 või. Ehk siis jah, kui peale sprinti ma olin väga pettunud, siis täna kuidagi see meeleolu on parem. Osa sellest oli pere ja kõik see, et see on kõik tore. Ei viitsi isegi nagu pikalt mõelda, et mida oleks saanud paremini teha. Ma andsin ennast kõik, ma olin nagu, ma jõudsin 3 tundi peale enda finishit tuppa alles ja nii sadi oli lihtsalt. Ehk siis jah, vormis sai kõik välja pingutatud. Siuke tulemust vaadates ongi siuke, et jah, jälle 7 sekundit. Mul on need 5-7 sekki alati jäänud siin top 30 puudu. Paar nime seal top 30 on, kellele ma olen see aasta nagu ära teinud korduvalt. Aga samas taga on ka siukseid tugevaid nimesi. Näiteks kas või Edwin Anger, kes on ju tegelikult väga tugev suusataja, aga tal ei ole ka olümpial välja tulnud. Ma enne vist mainisin ka mõndas nimes, et ma arvan, et jah, et siuke korralik sõit. Ideaalis jah, oleks võinud võib-olla seal Aleviga nulli sõita rohkem, et vahepeal ma olin ju temast ees, aga lõpp läks raskeks, aga sellegi poolest ma arvan, et sai kõik juba mõtted välja öeldud. See oli küll mu põhivõistlus, aga 2 starti ootab veel ees. 18. veebruar on tiimsprint ja 21. veebruar on 50 kilomeetrit klassikate ühistardist. Üritan siin puhata ja nendeks valmistuda, aga samas üritan ka olümpiat nautida ja küll ma seda kõike näitan järgmistes videotes ka. Praegu pange subscribe, minge pange Instagramis follow, ärge unustage seda loosi, mis tuleb, kui saame 10 000 jälgijat täis mõlemas platvormil, olümpiatelefon, douchebagi seljakotid, Oakley prillid, maskotid, võistlusnumber, kõik asjad. Minge suusatama, tehke sporti, nautige ja näeme siis järgmises videos. Nägemist! Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Nii, tšau. Ei, oot, mina teen seda veidrakstund.